Meeskonna kapten Karl Tubarik, kolmapäevane treening on õige pea algamas. Kui nüüd vaadata laupäevase mängu suunas kerge favoriidi Sillamäe Kaleviga ja arvestades, et lubab lund ja lörtsi, on sellised tagasi talviseks muutuvad olud Paidele heaks või pigem halvaks uudiseks? Ütleme, et eks hea ilmaga on ikka parem jalgpalli mängida, et ma usun, et ei tule lund, aga ütleme, et kerge selline niiskus oleks mängule, ma arvan, nagu kasuks. Et võib-olla kui kerge vihmasabin ennem oleks nagu pigem mängu tempole ja sellise palli liikumisele pigem kasuks kui kuiv kunstmuru nagu, aga lumi ja lörts ikka pärsivad mängu, nii et ma arvan, et publikul oleks ikka parem kui päike paistes. Sillamäel on eelmisest hooajast kindlasti hammas verele pärast karikavõistluste kaotust, et samas on neil meeskond pea tundmatuseni muutunud. Seega, mis sa ise arvad, millist mängu on oodata ja millise plaaniga tuleks Sillamäe vastu minna? Eks Sillamäe selles suhtes ütleme, et mehed on muutunud, aga ütleme, see asemele tulnud jõuk on ikka selline samat laadi, et ikka selline vene taustaga võistkond, mõned leedukad seal võib-olla sees ja et nad eelmises mängus said siukse hea emotsiooniga võidu, et kindlasti tuleb selline raske mäng, et peame maksimaalselt pingutama, et sealt nagu midagi saada, et me oleme eelnevalt näidanud, et suudame Sillamäega nagu mängida, et kui kõik nagu õnnestub ja taktikast ilusti kinni peame ja korralikult esineme, siis ma arvan, et punkti lisa ei tohiks olla probleem. Ma usun, et sa oled nõus, et veel mõnda aega ei saa üle ümber sellest Nõmme Kalju mängust, kus kohtunik saatis koguni 3 Paide mängijat platsilt minema. Et kui nüüd nädal hiljem sellele lahingule tagasi vaatad, siis milline sinu arvamus sellest sündmuste käigust seal on? Eks ta oli selline pingeline mäng, et mõned otsused võib-olla olid niipidi, mõned naapidi, aga mis tehtud, see tehtud, et ega tagasi neid ei saa ja siin pikalt nagu selle ümber nagu arutleda, mis oleks võinud ja mis mitte, et temal kohtunikul olid omad arvamused ja võib-olla mõnel teisel omad arvamused, et need otsused on tehtud ja neid muuta ei saa, nii et ma arvan, et tuleks edasi minna. Nii et sa siis tõenäoliselt selline mängija ei ole, kellel mõned situatsioonid kripeldama jäävad, et tõenäoliselt siis unes seda olukorda ei näinud, kus 2-0 endal löömata jäi. Ei näe, et ju peavad need väravad kuskil tähtsama koha peal tulema. Et ei olnud määratud nii, et tulevad järelikult tähtsama koha peal. Nii palju sest Kalju mängust ikkagi veel, et 3 põhimeest on nüüd kahjuks punaste kaartidega väljas ja lisaks on vist Andre Mägil ka vigastus väike, et palju see nüüd mänguplaani eelseisvate kohtumiste eel mõjutab, et siin tuleb kohe selle Sillamäe mängule otsa ka Flora mängu? Ma arvan, et eks ikka seal mõned siuksed vajakajäämised võivad olla, aga meil on meeskond suhteliselt ühtlane ja füüsiliselt oleme siukses suht võrdses seisus, et ei ole siukseid väga ansamblist välja jäävaid isikuid, et ma ei usu, et me see väga nagu tunda annab, et on teised kutid ja saavad teised mehed võimaluse ja ma ei näe selles väga probleemi, et ei ole asendamatud mängijaid, et kellel võib-olla ei ole nii palju antud, peab rohkem pingutama ja sunnib võib-olla teisi ka siis rohkem pingutama. Ja lõpetuseks veel võib-olla natuke sest hooaja algusest, et vahest see ikkagi ei ole päris nii hästi alanud, nagu salamisi siin loodeti, et pärast võitu Kure üle tulid need 2 valusat kaotust Tallinna Kalevit ja Viljandilt, et mis sa ise niimoodi lõpetuseks selle hooaja alguse kohta arvad ja milline meeskonna sisekliima on? Sisekliima meeskonnas on positiivne, et me teame, mis me teeme ja me teame ka seda, mida punktide saamiseks vaja teha väljakul on, nagu, et me neid punkte meistriliigast oleme siin aastatega kogunud küll ja küll, et võib-olla lihtsalt ootus, et fännidel on võib-olla olnud sellised, et eelmine aasta siin lõpp oli selline väga muljetavaldav ja positiivne, et ega siin meistriliigas ei tule midagi niisama, et asjad on pisiassides kinni ja kui palli väravasse ei löö, siis on väga raske üle 1 punkti saada, nii et mängupilt ei ole olnud kehva, et see on pigem nagu positiivne ja kui mängupilt oleks nagu kehva, siis on põhjust nagu võib-olla vaadata, mis valesti on läinud, aga ma ei usu, et tuleb rohkem pingutada ja peame trenni teha, siis need punktid ka tulevad ja kui nad tulemata ei jää.